Tall Ship Races regatt on maailma kõige suurem purjeõpperegatt. Regatist vast on kõik inimesed kunagi elus kuulnud. Võib-olla selle regati teeb eriliseks see, et seal purjetavad laevad, mida ütleme siis tavaelus nähti eelmise sajandi alguses, ehk siis suured reaalsed purjelaevad, ajaloolised laevad ja ports moodsaid laevu ka. Ja võib-olla üks suur erinevus teiste regattidega veel on see, et see on tegemist õpperegatiga. Ehk kõik need laevad tegelikult sõidavad siuksel heategevuslikul missioonil, et viia noori inimesi merele ja anda neile esimese merekogemuse, ehk siis just nendel inimestele, kellel võib-olla ei olegi rohkem kui Rootsi kruiisi kogemus, tekib võimalus minna nädalaks ajaks suure purjelaevaga merele ja siis kogeda seda meremehe elu, mida me oleme lugenud kuulsatest raamatutest kohustuslikus kirjanduses. Et see aasta on siis sisuliselt merepäevade asemel meil toimubki nii-öelda Tall Ship Race'i regati vastuvõtt ja samas toimuvad kõik varasemalt teada-tuntud merelised tegevused ja kaldameelne programm. Lihtsalt seda kõike on natuke rohkem kui tavaliselt. Me räägime täna kuskil 60-70 laevast suuruses 10–100 meetrit. Põhifookus on Vanasadam, Lennusadam, Noblessner, kus on ka kõige rohkem aluseid. Kõige suurem laev, kui sedasi küsida, on kruiisikai ääres. Lennusadamasse on planeeritud üks 70-meetrine Brasiilia purjekas, et me oleme ikkagi üritanud neid jaotada igale poole. Et selles mõttes, kui küsida nüüd, kuhu peab minema, siis alusta jalutamist Vanasadamast ja lõpeta Noblessneris. Siis sa saad päris pildi ette, mis siin üldse toimub. Seal on hulgaliselt kontserte, neid tegelikult ei jõuagi ette loetleda, sellepärast, et meil on 3 lava ja kõigil 3 laval praktiliselt kogu aeg toimub midagi. 3. päeval on öölaulupidu, mis on natuke merelise olemusega. Lennusadamas on lasteala, kus saab lastekäisu meisterdusi teha ja igasugu huvitavaid mänge mängida. Tall Ship Races regati üritus Tallinna sadamates on külastajatel tasuta. Sadamates laevade vaatamiseks ei pea midagi maksma ja kui laeval on avatud tekk, siis see on ka tegelikult linnaelanikule tasuta. Küll aga on nüüd see, kui laev teeb mingit lõbusõitu, siis selle eest tuleb eraldi maksta või kui laeva peal toimub mõni unikaalne kontsert õhtusel ajal näiteks, siis see on eraldi tasu eest. Kui rääkida nendest üritustest, mis on erakordsed, mida ei ole tõenäoliselt varem juhtunud ja ei tea ka, millal uuesti juhtub, siis TSR ise muidugi on üks nendest, kogu see regatt, aga mereparaad, mis toimub siis pühapäeval 14. juulil, algusega kell 12. See vaatepilt saab kindlasti olema väga-väga võimas. Seda näeb terve Tallinna lahe kaldalt, ma arvan, et me alustame siit Lennusadama ja Noblessneri eest. Lähme kruiisisadamas suunas, aga me kindlasti sinna sadamasse ei lähe sisse, vaid enne sadamat pöörame üle laevatee ja sealt sõidame Pirita poole ja siis Miiduranna poole ja sealt siis suuremad alused lahkuvad oma nii-öelda regati starti ja teised laevad siis tulevad tagasi sadamatesse. See on kindlasti nähtav igalt poolt. Minu soovitus perega tulijatele ja autodega tulijatele, just alustame autodega tulijatest, on see, et võimalusel parkida auto mõnda pargi ja sõida parklasse. Kesklinnas saab olema väga palju inimesi ja parkimiskohtadega on kesklinnas võib-olla natuke kitsas. Ja tulla jalgrattaga, tulla tõuksiga, võimalusel jätta auto natuke kaugemale. Perega tulijatele võib-olla see, et tulla natuke hommiku poole. Mitme lapsega suure festivali müra sees pealelõunal olla on raske. Samas hommikuti tavaliselt on sadamad vaiksemad, näeb laeva isegi lähemalt ja personaalsemalt ja on lastel ka toredam, et nad ei pea suure rahvamassi sees tunglema. Ja ka laevade peale pääsemise järjekorrad on lühemad hommikuti kui pealelõunal.